Räägime suga hästi lühidalt, hästi põgusalt Human Design värav 51 ja transiidist 51. väravas. Ehk siis, kui sa vaatad Human Designi kaarti, siis sa näed, et tegelikult 25-51 kanal ühendab tervikuks traditsionaalse veedaliku tšakrasüsteemi südamekeskuse. Ehk siis, kui sa natuke juba tead võib-olla Human Designi tausta või kui ei tea, siis ma kohe räägin sulle, aga keskuste aluseks on tegelikult selline veedalik 7 tšakraga tšakrasüsteem. Ja traditsionaalne veedalik südamekeskus on siis jagatud pooleks ja sellise universaalse armastuse ja spirituaalsuse kvaliteedid on identiteedikeskuse pärusmaa ja südamekeskus on seotud siis ennekõike ego ja tahtejõuga. Ja kui sa vaatad kaarti, siis sa näed, et 25-51 on ainus kanal, mis on nagu otse tervikuks ühendab. Ja 25-51 peetakse selliseks initsiatsioonikanaliks. Tegemist on teatud mõttes nagu sellise portaaliga. Ja ma ei ole üldse ükskõikne 25-51 kanali ega ka 51. värava ega ka 25. värava osas. Et minu enda põhjasõlm on 25. värav, mis tähendab seda, et tegelikult 51. värava kvaliteedid, see siuke šokeeriv, äratav energia on väga suurt rolli mänginud mu elus. Ja see transiit tihtipeale kipub olema ka see aeg, kus ma teen mingeid julgemaid samme ja kus elu pakub mulle selliseid ootamatult äratavaid olukordasid. Aga 51. värav alustuseks, kui sul on 51. värav või tervikkanal või tegelikult ka 25, siis räägime praegu siiski 51. värava kontekstis, aga 51. väravaga ma teiega tahaks tegelikult kõigepealt, et sulle jääks kõlama see, et 51. värava energia ei ole pehme ega nunnu. Kui sul on 51. värav ja eriti kui sul on 51. värav mingis olulises aktivatsioonis, siis palun lõpeta endale selle loo rääkimine, et sa pead olema kuidagi nunnu ja pehme ja süke, ma ei tea, siidikinnastega käin ja silitan teisi. Värav 51. väravas elab teerajaja. Ja siin on usk endasse, siin tegelikult on tohutu enesekindlus. Parimas väljenduses tegelikult värav 25, see universaalne armastus, see süke spirituaalne kvaliteet näitab teed ja värav 51 on teerajaja. See tüüp, kes läheb sinna, kus keegi pole varem käinud, kes läheb kaugemale, kes astub julgelt välja oma mugavustsoonist. Ma olen nii palju kasutanud viimasel ajal 25-51, eriti 51. väravast rääkides miinivälja näidet. Kujuta ette, et on nagu tüübid, kes elavad mingis külas, on ju, ja küla serval on see miinivälja silt. Ja mitte keegi pole mitte kunagi sinna läinud, keegi ei tea, kus see silt tekkis, aga seal on miiniväli, keegi ei lähe sinna. Ja siis on see üks tüüp 51-ga, kellel on nagu see mingisugune siht, kes näeb midagi teisel pool miinivälja, värav 25 näiteks. Ja ta läheb, ta on esimene tüüp üldse küla ajaloos, kes läheb ja astub üle selle külapiiri, läheb sinna, kus pole varem käidud. Värav 51 ei ole nüüd see selline rüütel ega sõdalane, värav 51 on keegi, kes kirjutab ennast ajalukku kui inimene, kes tegi midagi, mida pole varem tehtud. Parimal juhul siis mitte ainult egoistlikult ja teistega konkureerides, vaid ikkagi luues väärtust ja olles ajendatud sellisest spirituaalsest universaalsest kvaliteedist, aga tuleme korra näite juurde tagasi ja siis käime mujal ära. Et nüüd värav 51 ja eriti 25-51 kanal on üks kahest kanalist, mis tegelikult paneb teised inimesed sinuga konkureerima. Mis tähendab seda, et on väga eluterve, et teised inimesed hakkavad sinuga konkureerima. Nii kui sina astud miiniväljale, siis mingid inimesed tahavad hakata sinuga sellel miiniväljal kõndimises võistlema. Ja tegelikult, kui sina lähed nüüd oma teed ja värav 51 puhul, värav 51 läheb oma teed samm-sammu haaval, toetudes oma enda intuitsioonile. Värav 51 on maandatud 57. väravasse, mis on nagu totaalne kohalolu ja oma intuitsiooni usaldamine siin ja praegu. Ehk siis, kui sa nüüd lähed oma teed, kui sa usaldad oma intuitsiooni ja usaldad seda üle kõige ja siis teed neid samm-sammu haaval samme tundmatusse, väikeste sammudega kohal olevalt ja usud endasse, see nüüd on see eluterve ego. Siin on muidugi otse loomulikult varjupoole ja kõik see, mida me tänapäeva inimeste maailmas ohtralt näeme, aga kui sa nüüd usaldad ennast ja usaldad ka elu, see usaldus elu vastu, see 25. värav,
ja sa lähed ja sa kõnnid läbi selle miinivälja ja sa võib-olla kõnnid ka tagasi. Ja siis nagu teised külaelanikud vaatavad, et oota, mis asja, mis see nüüd on? See on võimalik või? Lähme ka. Ja raudselt keegi hakkab sinuga võistlema selles, et kui hästi seal miiniväljal kõndida saab, et tema on sellest parem ja raudselt keegi võib-olla lendab õhku ja võib-olla keegi jõuabki sinust kaugemale. Ja nüüd sinu asi, eriti 51. väravaga, ei ole mitte üldse pöörata tähelepanu nendele teistele inimestele, kes sinuga võistlema hakkavad, vaid hoida fookus enda ületamisel ja see on lihtsalt nii oluline, ma nii tahaks, et see jääks sulle kõlama, et värav 51 on erakordselt konkureeriv energia ja värav 51-ga sa tahad olla esimene, sa tahad olla parim. Aga mitte teiste mängu kaasa mängides, vaid pidevalt iseennast ületades. Sinu eesmärk on minna kogu aeg kaugemale, kui sa oled käinud. Ja küsimus ei ole sihtkohas, vaid küsimus on selles, kelleks sina kasvad selle teekonna vältel. See pidev eneseületus. Tavaliselt värav 51 alustab hästi maiselt tasandilt, ehk siis kõigepealt on värav 51 puhul, see ongi nii näljakas, et tegelikult 25-51 kanalis on peidus see selline võti tänapäevaga võib-olla sellise rahasüsteemi ületamiseks läbi loomingulisuse. Aga 25 on nüüd pigem need spirituaalsed väärtused ja kvaliteedid ja värav 51 alustab tavaliselt oma teekonda hästi maiselt. Ehk siis tahan jõuda sellise rahalise püramiidi tippu. Tahan olla rikkam kui teised, tahan olla edukam mingis mulle meelepärases valdkonnas kui teised. Ja siis mingi hetk peab mängu tulema spirituaalsus. Ja siis parimas väljenduses, 3. etapis, saavad need mõlemad justkui nagu ületatud. Ühendatud ja ka ületatud. Ja seda alati läbi loomingulisuse. Et ma võiksin sellest, või tähendab, ma olen varasemalt sellest kanalist ja nendest väravatest rääkinud, ma olen teinud Zoome ja ma olen nii pikalt nendest rääkinud, ma võiksin siin ka jääda suga nagu tundideks rääkima, aga ma püüan kuidagi võib-olla kõige olulisemad või see, mis praegu tundub minu jaoks sulle olulisena, et püüan mingid sellised detailid sulle kõlama jätta. Et värav 51 transiit on parim aeg enda intuitsiooni usaldamiseks ja just nimelt olla nagu hästi kohal, olla hästi maandatud, olla kohal oma kehas, olla kohal oma elus. Ja värav 51 on tegelikult võime toime tulla ükskõik millega, mida iganes elu sulle ette toob. Ja just nimelt sellisest eluterve ego kohast ja armastavast kohast ja seal ei ole mingit vägivalda. Ja nüüd värav 51 on siin selleks, et šokeerida, äratada, kõigepealt äratada üles iseennast ja siis äratada üles teised. Ja teha seda raputaval moel, see on siuke nagu see kõuemürin. See on siuke välk. Ma olen tihti öelnud, et kui nüüd siuke Taro Suurarkaan on sind kõnetanud, siis teatud mõttes minu meelest selles kanalis on justkui terve siuke suure arkaani teekond. See sama narr, kes nagu usust ja usaldusest ja armastusest kantuna astub üle serva ja kelle jaoks kõik on võimalik ja kõik lõpeb maailmaga, kus kõik ongi võimalik ja siis kõik algab taas. Ja tegelikult 25-51 kanalis on ka natuke nagu siuke nagu, või 51. värava puhul natuke nagu siuke nagu šamaaniks, narrist šamaaniks kasvamise teekond. Et alustan siuke natuke nagu narrina ja siis elu hakkab kasvatama seda tarkust ja küpsust. Ja siis mul on võimalik hakata teistele näitama teed sinna, kus pole keegi kunagi varem käinud. Ja ma saan aidata teistel leida oma teed ja rajada oma enda unikaalset teed. Et elu õpetab siin ja elu õpetab siin tihtipeale läbi selliste ootamatute, šokeerivate olukordade ja parimal juhul siin on võimalik kõigega toime tulla just nimelt tänu sellele avatusele ja õrnusele ja toetudes ja kuulates oma intuitsiooni on tegelikult võimalik ka nagu ette tajuda potentsiaalseid ohte ja nende vahel hästi loovalt ja leidlikult laveerida. Et värav 51 ja nüüd, kui me tuleme korra, käime värav 51 varju poole peal selleks, et mitte venitada seda salvestust nüüd väga-väga pikaks, aga varju poole peal värav 51 vastutab vägivaldse konkurentsi eest. Et see siuke üle laipade minemine ükskõik mis hinnaga. Ja siin on suures plaanis üks olulisemaid küsimusi. Mis sind juhib? Kas hirm tundmatu homsees ja vajadus seda hirmu iga hinna eest vältida? Või on sinu teod kantud armastusest? Kas sa valid armastuse või sa valid hirmu? Ja nii kui värav 51, nii kui need teod ja kavatsused on maandatud hirmu, kui taustal on hirm, siis tegemist on erakordselt ärritava,
teistele sisse sõitva siukse mühakliku energiaga. Sa põhjustad kannatusi teistele, põhjustad kannatusi endale. Ja see on nagu väga suur jõud. Ja siin on siuke nagu, mina, see ego selline mitte kõige tervem väljendus ja ma päriselt ei ole seda meelt, et me peaksime oma egost vabanema, vaid meil on tegelikult vaja jõuda kohta, kus nagu ego töötab just nimelt selle universaalse kvaliteedi heaks, kus nagu see selline vaim, hing ja ego saavad kokku ja töötavad ühise eesmärgi nimel. Et sul on vaja julgust ja sul on vaja usku endasse ka ego tasandil selleks, et sa saaksid siin inimeste keskel midagi ära teha. See on hästi oluline. Et varju poole peal on siis ühest küljest on argus ja arglikkus. See selline enda peitmine, tühistamine ja kuidagi tagasi hoidmine, vägivald enda suhtes. Ja teise poole pealt on see kõik siis väljapoole projitseeritud, kõik teised inimesed on potentsiaalne oht. Maailm on ohtlik oht kõigile jätku ja ainuke viis säilitada mingisugune illusoorne turvatunne on jõuliselt konkureerida teistega ja tavaliselt teha seda neid pisendades, alla surudes ja materdades. Ja värav 51 võib olla ka see, kes nagu nii kui ta tajub, et keegi hakkab temaga kas või kuidagigi nagu konkureerima või talle lähedale jõudma, siis tuleb ta lihtsalt nagu vägivaldselt ära talluda. No see on see võib-olla traditsionaalsest ärist tulenev printsiip, et nii kui keegi sinu valdkonnas hakkab kuidagi vähegi edukaks saama, siis tuleb nagu iga hinna eest ta maatasa teha, ära materdada veel enne, kui ta nagu piisavalt potentsiaalselt suureks ohuks võib kasvada või muutuda. Et tegemist on energiaga, mis parimas väljenduses mõjub meile kõigile nii erakordselt inspireerivalt. 25-51, come on. Nagu kõik, mida me täna peame võimalikuks, on võimalik ainult sellepärast, et keegi kunagi on läinud ja teinud selle ära esimesena. Ehk siis siin on tegelikult selline erakordselt inspireeriv indiviid, kes saab avardada meie kõigi tegelikkust. Sina selle aktivatsiooniga saad näidata meile kõigile, mis veel on võimalik. Sa saab minna täiesti unikaalset teed, olles esimene tüüp, kes selle machetega need mingisugused kõrkjad maha võtab, on ju, ja näitab, et kuule jõu, et ei ole ainult kõrkjad, vaid teisel pool kõrkjad on veel midagi. Sa saad luua teid, mida mööda saavad ka teised rännata. Ja tegelikult, kui nüüd teised inimesed hakkavad sinuga konkureerima ja sinu teid kasutama, siis sa seeläbi juhid ka nemad välja massteadvusest. Sa juhid ka nemad välja individuaalsele teele. Ehk siis see erakordselt endale orienteeritud energia on nii oluline, nii vajalik tänapäeva maailmas ja sellel on tegelikult ka nagu nii suur mõju. Inspireeriv indiviid, kes läheb oma teed sõltumata kõigest, kes nagu on julguse ja eneseusu ja enesearmastuse tõeline kehastus. Versus siis varju poole peal lihtsalt keegi, kes nagu jõuliselt konkureerib, materdab ja pisendab kõiki teisi enda ümber. Ja kes võib-olla hindab ja mõõdab kõiki teisi ainult enda materiaalsete saavutuste järgi. Ja see on nagu päris vinge valik. Kas sa valid armastuse või sa valid hirmu? Ja hirmust valides siin ei ole võimalik suuri tegusid teha, ei ole võimalik minna oma teed. Ei ole võimalik tegelikult realiseerida ka seda ülimalt võimast potentsiaali, mis sinus on. Nüüd siis, kui sa kuuled seda praegu 51. värava transiidis, siis tea, et praegu võib-olla on vast üks parimaid aegu mugavustsoonist välja astumiseks. Eriti siis, kui su intuitsioon ütleb sulle ja elu pakub sulle võimalust. Ja tea, et kui sa, võib-olla siin on see teine tarkus ka, oled kuulnud seda ütlust, et Jumal hoiab lapsi ja joodikuid, on ju. Ja tihtipeale, kui nagu väiksed lapsed ja joodikud kukuvad, siis on hästi lõõgastunud olekus ja nad nagu luud jäävad terveks. Võt see sama põhimõte on siin ka, et kui sa liigud läbi elu sellises lõõgastunud avatud südamega olekus, siis vahet ei ole, mis ka ei juhtuks. See välk ja kõu ei tee sulle mitte midagi, vaid pigem äratab sul lihtsalt üles. Ja siis on sul võimalik tunda seda enneolematut värskust. Et see sama, see siuke täpselt nagu enne äikese vihma on seda võimalik, või tormi on võimalik seda ette tajuda. Siis sama lugu on 57. väravaga, mis on hästi tugevalt seotud 51-ga, on ju. Ja üks teine näide, mida ma ka hiljaaegu
suletud keskkonnas sellest aktivatsioonist rääkides kasutasin, on pühvlid ja lehmad. Ma tegelikult ei ole päriselt valideerinud, kas see vastab tõele, aga ma kasutan seda näidet sellegipoolest, on ju. Et tegelikult räägitakse, et nii pühvlid kui ka lehmad on võimelised ette tajuma tormi. Lehmad jooksevad alati tormi eest ära, jooksevad teises suunas, pühvlid jooksevad tormi suunas. Seda ma tean, et pühvlid jooksevad tormi suunas, lehmade osas ma pole päris kindel. Ma pole nagu nii palju lehmasid vaadelnud. Aga ka see, et ma lähen julgelt takistuse suunas. Ma mitte ei väldi oma hirmu, ma ei põgene oma hirmu eest. Ma teen sammu hirmule lähemale, aga ma teen seda avatud südamega õrnast kohast. Ja siis ootamatult ühel hetkel see ongi möödas. Et see on minu meelest selline tõelise julguse kehastus. Ja see äikesevihma värk on ju, et me tajume ette äikesevihma. Ja isegi siis, kui korraks võib tunduda nagu siuke hirmutav ja välk ja kõhu ja värgid on ju, siis nii kui korralik äikesetorm on möödas, siis kõik on uuenenud, kõik on värske. Kõik on teisiti. Isegi siis, kui välk on sisse löönud mingitesse puudesse, siis see keskkond on nagu hetkega muutunud. Ja samamoodi värav 51 transiidis elu võib hetkega kõike muuta sinu jaoks. See on nagu hullult äge maagiline aeg. Kasuta seda targalt. Ole päriselt kohal oma elus. Märka. Ja kui saad, siis vali armastusest.